tuleme tänase saate vast kõige huvitavama ja võib-olla ka kõige kindlasti informatiivsema osa juurde. Ja kasutades juhust ära, et raadiojaama omanik ei ole praegu Eestimaal, teeme lihtsalt lausreklaami ja nimetame seda lõiku siis nii-öelda kommerts tekstiks. Härra Jeego Räige, õige Räige on meil. Stuudios istub siin minu kõrval. Tema tegeleb niisuguse huvitava tantsuga, ta on nimelt rahvatantsumees, ehk siis ta on eraettevõtte rahvatantsija, kelle teenuseid kasutatakse siis erinevates rahvatantsude ansamblites. Kuidas see kõik käib, kust see on tulnud ja miks ta seda teeb? Praegu on just ärevad ajad, et kevad on tulemas, inimesed lähevad murule mättale, tahavad sussi keerutada ja kui juhtub näiteks mõni partner või meespartner puudu olema, mis siis, mida siis soovitada tantsujuhile ja nii edasi, sellest kõigest tuleb nüüd lähiminutitel juttu. Tere õhtust, Jeego Räige, õige Räige. Tere. Kas vastab tõele see, et eestlane on sündinud juba tantsukingad jalas? No, päris kindlasti võib seda väita. Vähemalt oma kogemuse põhjal ma julgen küll väita, et iga teine eestlane on sündinud tantsija, sündinud rahvatantsija. Sest mis seal muud olla saabki, kui läbi sajandite raskuse, selle tohutu higi valamise, läbi pimeda aja, mis meie rahvas on käinud, ainukene lõõgastusmoment oligi keerutada jalga. Armas Jeego, kes teid viis tantsu juurde? Jah, tantsu juurde viis mind, võib öelda, saatus. Kuid ka ema käsi, toetav käsi, oli kõrval ja ma ei mäletagi veel, ma vaevalt käisin jalgadel, kui ma juba tantsisin rahvatantsu. Kas vastab tõele see, mis kirjutab Eesti Entsüklopeedia, et teie ema oli küllaltki terava keelega? Ta oli mitte ainult terava keelega, ta oli ka väga karmi käega. Ja mäletan, et poisipõnnina ükskord ma olin vist 6-aastane. Ei tahtnud ma millegi pärast, ma ei tea, kas ma olin haige, palavik oli just mul peal või midagi oli, ei tahtnud ma kuidagi minna rahvatantsutrenni ja ema ütles, lontrus. See solvas mind ääretult, ta ütles seda valjusti, seda kuulsid naabrid, sest oli kevad ja meil oli aken lahti. Selge. Mul tuleb praegultki veel pisal silma ja peale seda ema lõi mind. Lõi mind kohe nii valusalt, et ma olin kohe haige. Sealt samast entsüklopeediast võime lugeda, et Jeego Räige, õige Räige ema õpetas teile ka selgeks kivikasuka. Seda te ei käinud õppimas tantsuringis, vaid seda õpite kodus. Kuidas see käis? No, alguses, eks ole, väiksel lapsel võib olla palju huvi. Kui vana te olid? Ma olin 4-aastane, kui ma õppisin selgeks kivikasuka. Aitäh. Nüüd võib seda, meie slängis on see kivikas. Kivikas. Noh, eks me kohendame kõik. Tuleme nende ja ema oli just töölt tulnud, ta oli parajalt väsinud ja mina lehitsesin just rahvariiete ühte albumit, 4-aastane. nagu te olite. Ja ma olin just jäänud pidama Harjumaa rahvariide peal. See on kuidagi väga sümpaatne. Olite just vaimust. Ja ma olin just kilkasin ja naeru oli kõik tuba täis ja ema tuli sisse, küllap ta oli väsinud töölt tulnud inimene, ta töötas väga mitmetel kohtadel, ta oli püsimatu inimene, ta oli ongi kindlat töökohta, täna siin, homme seal. Nii, tuli koju. Kuidas? Tuli koju. Ja ema tuli koju. Lõi mind. Ütles, lontrus, mis sa siin teed? Vahid jälle neid hilpe.
lõppe. See oli tema, see läks mulle väga hinge, emale rahvariided ei meeldinud, küll aga oli ta vaimustatud rahvatantsust. Nii, kuidas olid? Ja ema ütleski siis niimoodi, kui ta mind oli löönud, ma kukkusin näoga vastu põrandat. See oli metsik vaatepilt, seal oli verd ja nina luugi, näete, mul on nina on ju kõver. Kõver, jah. See ongi sellest ajast. Siis ta võttis mul juustes kinni, pani seisma 4-aastane, nagu ma olin sussikesed oli mul jalas. Ema ütles, panin kingad jalga. Nii. Ma paningi kingad jalga ja siis ema ütles, et selle lontruse londersamisel oleks ükskord lõpp. Õpetan ma sulle selgeks tantsu kivikasukas. Ja siis see algas see trenn. Naabrid tulid kell 4 öösel meile veel koputama ukse taha, lõpetage see jant. Ema ütles, lontrused teid ja kivikasuka tantsust midagi, minge magama. Ja mina pidin tantsima. Hommikuks oli loomulikult see suurem osa tantsust kivikasuka võtted omandatud. Ja jalatallad olid verised. Oli täiesti rakkus. Selge pilt. Need on nüüd väiksed killud lapsepõlvest. Tuleme nüüd tänasesse päeva. Ma olen emale sellegi poolest väga tänulik just, kui ma vaatan tänapäeval, et noh, ma võin uhkusega öelda, et ma olen Eesti riigis kõige parem kivikasuka tantsija. Selge pilt. Vaieldamatu ja seda juba aastaid. Noored, kes on peale tulnud, mul on praegu 48 mul seljadega turjal ja noored tuleb peale, nad ei ületa mind kivikasuka tantsimises küll mitte üksta. Ma tean, et see vastab tõele, et ei tantsi konkreetselt üheski rühmas. Te olete nii-öelda külalis esineja. Ma tantsisin küll, aga siis kuskil 15-aastaselt nähti, et ma olen andekust täis. Nii. Ja millegi pärast poisid jäid tihti tulemata treeningutesse ja tüdrukuid oli rohkem. Ja kuna meespartnereid oli vaja, siis oli mina see, kes siis käis nii-öelda tüdrukutel käest kätte. Ja kuna ma valdasin kõike tantse suurepäraselt, ei on mulle see probleem. Ja kui ma sain nüüd vanemaks ja nüüd on olud ka muutunud, mõtlesin, et ma hakkangi, tulen ära ansamblist, ma olen väga paljudes ansamblites tantsinud. Näiteks Lego oli üks esimene, kus ma tantsin, siis vahepeal olin väga seotud tantsuansambliga Põrgu ja Tuline. Kus kandis see oli? See oli suvevaheajal, kui me puhkasime Kukerpaduks. Ja siis Põiekeses ma tantsisin lapsena tükk aega. Siis nüüd olen ka välismaal olnud väga palju. Soomes on suvesid veedetud palju. Hämeenlinna Porkana oli üks selline tore kollektiiv, nemad tantsisid jenka stiili poole võib-olla ja Poolas üks südamelähedane tantsuansambel, kus ma olin aktiivne osaleja, nüüdne siis auliige Poznani Ljato. Tuleme meie nii-öelda kõige põnevama osa juurde. Ma tahan enne öelda veel, et seal Poznanis ma sain Kohvaki eest, ma sain ordeni lausa ninna pealt. Selge. Talle nii meeldis minu jala tõste. Tuleme nüüd selle teie nii-öelda omapära juurde. Te olete nii-öelda tellitav, teid saab tellida. Ütleme näiteks niisugune situatsioon, et rahvatantsuringis on või kontsert on tulemas, eks ju? Nii, kontsert on tulemas ja üks mees rahvatantsija jääb haigeks. Nii, või sureb. Siis mida teha? Vot see ongi nii mõeldud, et kui nüüd keegi sureb ära näiteks või jääb raskelt haigeks, nii et kontsert on ärajäämisohus, saab helistada mulle, mina tulen kohale ja ma asendan seda meest. Ma võin isegi samal ajal asendada mitut meest. Nii, tuleme nüüd nende... Ma olen ka naisi asendanud. Meile juba telefon on tuline, helistatakse, küsitakse väsimatult neid numbreid.
tähendab, ma tean, et on siin tulemas rida maakondlikke neid laulu- ja tantsupäevi, on tulemas koolinoorte. Jah, seda ootan täiesti kohe, süda põksub nii tugevalt. Koolinoorte tantsu- ja laulupidu, et nad tantsuringi juhendajad, siis tantsumemmed taadid saaksid teie andmed üles kirjutada. Läheks see vaid hästi, see koolinoorte laulupidu, see aasta tantsupidu tähendab. Nii. Tuleme siis teie telefoninumbrite juurde ja ütleme need päris mitu korda, et saaksite kodus üles kirjutada. Ja, niisiis nimi on Jeego Räige, õige Räige ja ma elan Ehitajate tee 17, korter on 8 ja minu telefoninumber on kodus 662 734 ja mobiiltelefon võite helistada 8, valite ilusasti ette 250 11 707. Mul on ka veel peiler ja see on Baltcomi peiler ja number on 59 905 ja peale selle on mul ka veel faks 662 733 ja litsentsinumber on mul 1. Võite küsida, miks nii palju numbreid, aga lihtsalt neid pakkumisi on praegu massiliselt. Et igal juhul saab teid kätte ja kui juhtumis ütleme, et nendel aadressidel, kui nüüd taksoga tulla kohale või helistada, saata fakse, peilerile teadet kätte ei saa, siis ema annab teile alati teated edasi ja ema telefon? Ema telefon on 773 422 ja hoiatan, et ema on väga otsekohene, ta võib sõimata teid, ärge sellest välja tehke. Ta võtab informatsiooni ja ma saan igal juhul selle kätte. Ja ema nimi on Lenda. Selge. 1000 tänu. Nii et ma usun, et kõik jõudsid kodudes üles kirjutada, kell on saamas kohe 6:03 meie saadet. Tahan ühte asja veel öelda, ma olen isegi Türgis tantsinud Ankara kuulsas, väga kuulsas kuninglikus tantsutrupis Parebüküläris, mis eesti keeles tähendab tume varsake, tume varsake ja no igati olen ma vaimustatud ja ootan muidugi pinevusega, mida toob see suvi, sellepärast et no tean, et koolinoori tuleb väga palju koolinoorte tantsupiole, neid on seal kindlasti väga palju ja loomulikult peale tantsupidu, siis ma võtan tõesti aja maha ja maitsen kohe mõnuga teiste meestega, tantsijatega likööri. See mulle meeldib. Mulle meeldib eriti munaliköör, vaarika ja vahest on päris mõnus üksinda, kui oled suure töö ära teinud, võtta üks pitsike jõhvika likööri jäätisega. Kena.